6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere hommikust, kallid rallisõbrad! 6. käik podcast on see, mida te kuulama olete sattunud ja Uus-Meremaa ralli laupäevasest võistluspäevast me räägime. Rääkida on palju, aga andku kuulajad meile andeks, kui me natukene aeglasemalt räägime, sest mõte ei jõua järgi. Roland Poom on öö läbi üleval istunud. Mina mitte nii palju pean kahjuks tunnistama, aga Roland, kuidas siis oli kogemus? Ei, no päris öö läbi õnneks ei olnud, et ärkasime varakult üles, et vaadata järgi katset. Aga jah, päris öö läbi ei suudnud, et ma just rääkisin eile õhtul Rauno Patsariga korra, kes ütles, et tema läks ralliraadiot tegema, et paneb kogu öö järjest. Mõtlesin, et ma nii kõva vend ei ole, et ma ikkagi üritan magada ära ja siis varakult üles ärgata, et vaadata järgi. Nüüd ma tegelikult vaatasin esimesed 2 katset laivis ja siis natuke magasin ja siis vaatasin ülejäänud teised katsed järgi ära hommikul varakult. Kuule, mul tekkis, teeme siin ühte vahvat nimekirja Eesti spordi suurematest duellidest, sest teadepärast täna õhtul on üks väike matš on tulemas Tondi tennisekeskuses, et millised on hetkel Eesti ralli kõige kuumimad vastasseisud? Me ei saa Otti ja Markot ilmselgelt kokku panna, sest eri aegadel ja ei ole koos korraga väga rajal mõõtu võtnud, aga mis praegult Eesti meistrivõistluste näiteks põhimõttelisemad vastasseisud on? Suht keeruline tegelikult öelda, sest ütleme, kui me võtame esiotsa, siis meil neid R5 mehi väga palju ei ole, kes sõidavad kogu aeg koos. Ja kui me võtame järgmise klassi, siis kes siis nende evodega sõidavad, mis lähevad N-gruppi arvestusse. Et seal on ka Timmu Kõrge ja siis on mingisugune tühi maa ja siis on alles järgmised. Aga lätlased käivad, hoiavad vähemalt tempot üleval. Aga tegelikult Saaremaa rallil nüüd tuleb kindlasti sellist väga kõvat meesmehe vastu võitlust, isegi mitte paar, vaid ma arvan, et seal on nagu rohkem, kes hakkavad sekund sõitma, et on ju Linnamäe on ju R5-ga kohal, on Virves R5-ga kohal, Torn on R5-ga kohal ja seal on meil veel Jeetson, Priit Kohik on, et tegelikult see nimekiri on megapikk, aga ma arvan, et sealt nendest kindlasti võime võtta Linnamäe, Torni ja Virvese. No kui Kalle tooks Eesti lipu alla, siis oleks üks duell. Jaa, oleks küll, aga Kalle vist enam ei ole Eesti poiss. Enam ei ole jah, kadus ära siit. Sai aru, mis meil see maksusüsteem teeb ja tõmbas 4 tuule poole. Kalle läks parematele jahimaadele, kus päike paistab ja veel vähem makse on. Jaa, vähem makse saab Eestist olla küll. Aga see Tänaku Rovanpera duell kipub nagu selles mõttes otsa saama, et meil võib homme hommikuks, kui inimesed pühapäeval hakkab pannkooke küpsetama juba maailmameister selgunud, sest hetkeseis on siis selline, et Kalle on võtmas Uus-Meremaa ralli võitu, Ott Tänak 3. kohta hoidmas ja virtuaalses punktitabelis vahe 63 punkti, millest Kallele siis piisaks kenasti, et minna Hispaaniasse ja Jaapanisse juba Soome lipp põlgadel, maailmameister Soomest, esimene peale Markus Grönholmi. Mis nüüd Ott peaks tegema, et see asi ei sünniks? No Ott ei saa väga midagi teha siin olukorras tegelikult. Power stage? No Power stage, ma ei tea, mis see siis selle punktitabeli, kui Rovanpera saab sealt oletama mingi 0 või 1 ja Ott võtab 5 punkti. Palju see vahe siis jääb? Aga tegelikult, ega puhta sõiduga me näeme, et tal on jube raske selline Kaužeerile ja Rovanperale vastu saada. Et tegelikult kõige reaalsem asi, mis juhtuda saab, on see, et kummagil neist on siis mingi tehniline probleem või midagi muud juhtub, on ju. Et kas Kaužeeril või Rovanperal, et Tänak saaks koha võrra tõusta.
ainus, jah, ei mitte ainus, aga kõige nagu loogilisem lahendus see oleks, et puhta sõiduga täna on Ožeeril juba 17 sekundit taga, palju meil homme sõita oli, mingi 31 kilomeetrit, ma ei tea, kas nii vähe on viimasel päeval üldse jäänud kunagi? Ei ole, reaalselt ei ole, et see ei olegi kilomeetreid. See on päris nali tegelikult. No täpselt, et see tähendaks, et ta peaks täpselt pool sekundit kilomeetrile olema kiirem. Vabandust, sekund kilomeeter või? Jah, pool sekki kilomeetrile kiirem, et saada Ožeer kätte. Noh, tundub kuidagi ebareaalne hetkel. Jah, kuigi jah, ilm on olnud üsna vihmane ja on homme ka vihmane, et juhtuda võib loomulikult kõike, võib juhtuda ka Kallega, võib juhtuda Ožeega, võib juhtuda ka Tänaku endaga, aga võib juhtuda, et Hyundai keerab natukene liiga palju võimu juurde. Jah, seda võib ka juhtuda. Ja seda on ju juhtunud siin juba selle ralli jooksul. No ma loen selle viimased numbrid ette, kui ta sai 11. katsel 10-sekundilise karistuse. Põhjus oli siis selles, et lubatud 140 kilotšauli asemel tootis hübriidaja 145,71 kilotšauli ja natukene pandi juurde ka Neuvillile ja Solbergile, et no, ma ei ole füüsik, ma ei ole rallisõitja, ma ei ole automehaanik, ma ei oska kahjuks öelda, kui palju on 5 kilotšauli, kui palju see autole juurde reaalselt annab. Roland, sina oled kõik need asjad kokku. Kurat, ma pean ausalt ütlema, ma pole isegi elu sees hübriidiga vist sõitnud, ka tänavasõiduautoga. Et mul puudub ka konkreetne arusaam, kui palju võiks ajaliselt näiteks anda juurde see mis iganes XR kilotšauli, mis sa ütlesid seal. Aga okei, ütleme, et see oli 2, midagi või? Et see, oletame, et see annab midagi juurde. Ei, lubatud 140 asemel oli 145. Okei, 5. Aga Romperal oli ju reaalselt vähemalt neljapäeval oli mingi 0, või neljapäeval, jah. 0, midagi kilotšauli oli tal üle. Et noh, see ei anna kindlasti midagi. Teine asi, et see on ju meeskonna probleem, on ju meeskonna valesti seadistatud hübriidsüsteem. Et noh, ma saan aru, et ajaline karistus on kõige loogilisem, sest nad said edu sellest, aga kuidagi, kui on ikkagi meeskonna jama, siis võib-olla oleks, ma ei tea, kas saaks äkki meeskonda sellest karistada. Kui tegelikult kõigil oli probleem ja kõik said trahvi, siis võiks nagu ühiselt otsustada, et teeme siis äkki meeskonnadele trahvi ja mitte ärme jaga ajalisi trahve. Minu arust võiks nagu selles mõttes silma kinni pigistada, et arvestades, et kui mitmel rallil seda hübriidi pole olnud, siis nüüd just tulekski peale keerata. No väga õige, just. Nüüd paari ralli eest peaks nagu juurde panema, jah, et saaks nagu sõita. Et see on kuidagi... Võiks see saldo nagu joosta nagu pangakonto number, et palju sul laenu on võetud ja palju sul võlgu on. Ja probleem oli veel see ka, et neljapäeval esimene katse, või mis iganes päev, mul on päevad sassis juba. Ütleme, oli esimene katse ja öeldi alles reedel, põhimõtteliselt pärast lõunal vist. Jälle see sama jama, millest me rääkinud. Jah, et teil oli neljapäeval liiga palju peale keeratud. Ja siis pandi ju kogu reedene päev ka veel. Et nagu selle oleks võinud siis neljapäeva õhtul nagu öelda, et kulge, keerake veits maha. Ja oleks reedesel päeval juba siis sõitud nii-öelda reeglite pärase autoga. Et kuidagi naljakas oli see süsteem. Okei, see selleks, aga tänasest ööst siis on meil välja tuua see, et Otil ei lähe väga hästi. Et küsiti, et mis sa sellest päevast siis positiivselt välja võtad? Ott vastas väga konkreetselt, miks peab kõigest negatiivsest ainult positiivsest otsima, et ma ei oskas küll midagi tuua. No väga aus kommentaar. Aga ei, tegelikult no olgem ausad, tegelikult ongi jamana, sest kui lihtsalt tahaks võitlusest sees püsida, siis ütleme tänakuks, aga meil oleks vaja Hyundais kedagi, kes suudaks vähemalt siis kas ei tulla korraks siin Uus-Meremaal sõita, võtta punkte Romperes, nagu toodi Ožeer, et tema peab olema kindlasti Tänaku ees. Et Tänakult punkte ära võtta. No küll, et meil oleks Hyundai poolt samasugust kedagi vaja. Et järgmiseks hooajaks, et kes siis hakkab proovima
või ongi nagu Hyundai'l siiamaani olnud, et on Solberg ja Sordo jagasid autot, ja võib-olla oleks nagu aeg midagi seal sättida, et keegi suudaks käia Rovanperelt punkti eest ära võtta, et kui täna tehnika poolest ei ole võimalik Rovanperel võib-olla vastu saada hooaja kokkuvõttes, tuleb natuke strateegiat teha. No strateegia oli ju olemas, keerame võimu juurde, ei õnnestunud. Küll see strateegia, jah, ma ei teagi, kas see kogemata tehtud või meelega, aga igal juhul ütleme nii, et vahele jäädi, kui oli meelega tehtud kahjuks. Jah, et natukene ironiseerida, siis võib-olla keegi mõtles, et kuule, seda ei kontrolli kunagi keegi, paneme natukene juurde, noh. Aga tundub, et siis kõik natukene nagu mõtlesid, et keerame punki juurde või? Jah. Jah, ei, mis iganes seal taga on, kuidas see asi oli, no jah. Igal juhul naljakas oli. Naljakas küll, jah. Aga tegelikult ju ralli 10. kiiruskatsel hakkas juba, ütleme, vähe rajumat asja juhtuma siin. Kas Greensmith? Sa ei teagi või? Tean. Tead, jah? Aga korda üle. Kas Greensmith rullis seal tee ääres oma autoga? Ja ütleme, kuna mina vaatasin järgi, siis All Live'is oli nagu mingi osa sellest välja katitud, et järsku viskas selle kaardi ette enne sinna ja midagi rohkem ei näidanud, et eks nad siis nii-öelda tahtsid kindlaks teha, et meeste kõik korras, aga no... Ja ma nüüd nägin seda Twitterist ka. Ja et see ralli üks autodega ikka see, kui mingi välja sõit on, siis need näevad ikka päris katski välja, et visuaalselt vaatad, et noh, suht hull crash oli. Aga noh, tegelikult väga midagi hullu ei olnud. Lihtsalt jube kahke, tegelikult oli hea hooga ja no katsevõidud või katsevõit ja tegelikult tempo üli hea, et ma küll hoidsin pöialt katsile, et tuleks hea tulemus. Aga Elvin Evansil ka juhtus ju miskit? Ja, Elvin Evans 9. katse, kui ma õigesti mäletan. Ja seal, mis Elvin Evansil juhtus, ongi see, mis on uus Meremaa eripära, et on need nii-öelda positiivse ja negatiivse kaldega kurvid. Ja see positiivse kaldega kurv, parem kiire kurv oli, läks hooga sisse ja ta ei saanud sellest kurvist välja enam. Ehk see positiivne kalle hoidis autot sees ja lõpuks hoo pealt lihtsalt esiotsaga vasta valli. Ta sõitis, lõhkus rädika ja tagaotsaga pani ka veel, et ta tegi seal 360 kraadi ära ja tagaotsa oli ka päris räbal. Ja turvapuur ka? Selle kohta ma isegi ei tea. Ma siia tulles All Live'ist kuulasin, et öeldi, et ei ole mingit jätkamist homme. Okei. Tegelikult nagu visuaalselt suht süütu koht ja suht süütu pauk, et kui turvapuur sellise paugu korra, siis no okei. Võib-olla lihtsalt tõi seal eest midagi ära, et noh, jah. Ühesõnaga, õnnetu juhus, aga nagu selline asi, mida võis oodata, et mida juhtub uus Meremaal. Aga jah, liidri koha pealt see katkestus tuli, nii et selle võrra on see nagu natukene mõrudam. Ja, tõepoolest liidri koha pealt, aga liider oli ju ka Ott 7. katse järel, et selles vaatest eriti kurb päev täna temale, kui see päev üldse ainult selle päeva tulemusi vaadata, siis Rovanpera 1, Priin 2, Ogier 3, Tänak 4 ja tõesti Neuvillist ja Solbergist ei ole Tänakule abilisi olnud. Mis Neuvillil oli käigu probleem, eks? Ja, no Neuvillil on neid probleeme kogu aeg olnud, et auto ei käinud käiguprobleem, ise ei saanud hakkama ja siis tegi spinne seal ja seadistas paha ja ühesõnaga pole Neuvilli ralli kindlasti, et neid probleeme on siin nii palju olnud ees, mis teda häirivad, et neid isegi ei mäleta kõik, et jah, tema ralli selline igal juhul on. Pole veel leidunud meest, kes oleks Neuvillist aasta lõpus parem olnud, eks? Jah, just. Nii on, aga tegelikult oli meil veel üks katkestaja Takamoto Katsuta, kes 12. kiiruskatse selline parem suht, ütleme kurvi poolest midagi sarnast nagu see Priini off oli. Vasak kurv, selline 90 kraadi umbes ja lihtsalt vajus sealt välja ja rullus veits. Natukene vajus, tundus, et see oli pilt jälle hangus ära seal, aga selline kraavimaid asi oli, et ta nagu kuskile rullus seal ja ei rataste peale, aga noh, sealt enam kuhugi minna tal ei olnud. Lihtsalt liiga suur hooga ja tegelikult olud olid mega keerulised. Vihma sadas kõvasti
ja tegelikult kõigil oli hullult raske seda autot seal tee peal hoida, et seda oli näha, kuidas see uisutamine oli ja Greensmiti täpselt samamoodi oludest tulenevad vajus väljast ja Katsuta samamoodi, et olud olid rasked ja meestel oli keeruline ja paar autot tee äärde jäid. Lasen ühe kõlli. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, nüüd on kõll ka lastud, ei pea tagantjärgi enam nikerdama. Mis me tänasest päevast veel toome välja, et peab vist hakkama õnnitlema vaikselt soomlasi, et kuigi Harri Rovanpera seal veel ütles, et ärme veel hõiska enne õhtut, aga äkki on ikkagi mõistlik juba hõisata? No eks me oleme hakanud vaikselt hõiskama poole hooaja pealt juba ja siis kuidagi nagu vaadanud, et okei, äkki ikka meil on võimalust enne, aga tundub, et ei ole ja isegi see eelmisel rallil Kreekas punktide või kohtade vahetus ei oleks midagi kaasa aidanud, et eks ta läheb käest ära ja Hyundai ei ole veel igal pool hea, aga Hyundai on hea kindlasti, ma ütlen. Aga jah, mingid rallid on, no Uus-Meremaa ralli kindlasti nii spetsiifiline ralli, kus nad ei ole ju saanud sellistes oludes testida ega proovida autot, nii et arusaadavalt siin ralli see auto nii hea ei ole. Aga jah, ega võib hakata saavima küll õnne, mis seal ikka, et eks me teame tõenäoliselt, mis see lõpptulem sealt on. 0-0-32 lähme täna 14. katsega ja 17. katse ehk Power Stage 5.18 juba hommikul, et tahaks ju laivis näha iseenesest. Tahaks laivis näha, jaa, eks ma vaatan, kuidas hommikul tunne on 2 päeva varakult ärganud. Uni on suht tummine, nii et eks ma lähen lasen silmalooja veel tunniks paariks, siis äkki kannatab ära. Aga seda tahtsime veel mainida, et Hayden Paddon on 6. koha peal, et mees tegelikult sõidab ju täiesti ilma eesmärgita sel hetkel, et tal nagu pole ees, pole taga mitte midagi oma klassis, et ta on lihtsalt julm liider seal nagu ajavahe lihtsalt on ikka see pikk maa sinna Kaetanovitšini, et äge, et mees suudab tempot veel peal hoida. No okei, absoluudi tulemustest Bertelli on selja taga 27 sekiga, et võib-olla ta eesmärk on siis hoida ühte ralli 1 autot ikkagi selja taga. Aga ülikava tulemus igal juhul hetkel 6. positsioonil ta on. Muidugi, nagu meile ütlesime, et vale auto on istumise alla nüüd, et oleks võinud võib-olla noore Oliveri asemel rooli keerata. No jaa, ei, miks mitte? Et ega me ei tea, Hayden Paddoni taset on siin kogu aeg sõitnud väga erinevate autodega ja isegi ma arvan, ta elektriauto võib olla jõupoolest kiirem kui see ralli 1 auto. Et Hayden Paddon võib kindlasti olla tegelikult mees, kes suudaks ka nii mõnelgi rallil esikoha võitluses sekkuda. Kindlasti Uus-Meremaa ralli on 1, aga miks mitte ka Austraalia, kus ta on võitnud. Nii et tegelikult, kui Hyundai eesmärk võiks olla nagu hakata punkte seal ees endalt autodelt ära võtma järgmine aasta, siis ma arvan, et seal oleks siis 3 sõitjat umbes vaja, et kes seda teeks. Hayden Paddon võiks olla küll 1 tegelikult, kes hooaja peal, ma arvan, suudaks sinna 2-3 rallit kindlasti, kus ta võiks tegelikult võidu nimel sõita. Nii on. Küsimusi on meil ka tulnud, Roland, võtame need vaikselt ette, et Janek tervitab meid ja saadab 2 küsimust. Vaadates vanu videosid, siis 2000-ndatel auto enne kurvi viskasid risti ja siis läbisid kurve. Tänapäeval ei ole seda näha. Küsimärk, kas aero? Said sa küsimusest aru? Sain küll, jah. See on see nii-öelda, kuidas kutsutakse, Scandinavian flick, et kurv läheb vasakule, sa viskad ta paremale ära ja siis nii-öelda inertsiga edasi vasakule. Ja see oli mingisugune kunagi võib-olla visuaalselt lahe vaadata ja võib-olla andis tunde, et nüüd sõidad jube kiiresti. Aga tegelikult ega sellest ajast, kui Marko Märtin oli üks esimesi, kes hakkas väga sirge joonega sõitma ja sealt edasi see on läinud, et sõidujoon ikkagi on sirge ja meil ei ole mõtet autot loopida ühele poole ja teisele poole, sest auto sõidab kõige kiiremini, kui ta on otse.
et meil ei ole mõtet enne kurvi üldse autot paremale loopida, kui kurv läheb vasakule. Et kunagi oli jah, mingil põhjusel selline sõidustiil. Lahe nägi välja kindlasti ja võib-olla tundus ka kiire. Kas aerodünaamikal võib olla roll, et nüüd saab sirgemini kiiremini? Kindlasti mingil, ja kindlasti, sest ega nüüd ju auto püsib tee peal ka. Et vanad autod ei püsinudki hästi tee peal. Et sa võisid nagu hooga sirgelt proovida kurvi minna, aga nagu tahtis alt ikka ära minna see tagatusse näiteks. Siis täna on aerodünaamika ikkagi teeb suurt tööd, eriti kiiretel rallidel, et kindlasti see mõjutab. Teine küsimus on ka Janekil, et vabandust, et meilid vahepeal sisse jooksevad. Kui erinevad on sama tootja autod erinevatel sõitjatel, kas või R5 näitel, et kui vahetad autosid, kas nad saavad siis teise autoga hakkama? Siis nagu sama marki autod? Sama tootja autod erinevatel sõitjatel, põhimõtteliselt jah. Okei, sama auto. Jah. Ütleme nii, et ei ole vahet, sest keegi väga ei sõida oma autoga. Et kui mina sõitsin, ütleme, ühe autoga, ma võin junior versus näiteks, kui me toome parem näide on see, et kui ma ütlen, ma sõitsin Rally 4 autoga, ehk siis R2 autoga, tegelikult põhimõtteliselt iga ralli oli mul uus auto. Et mul ei olnud sellist asja, et mul oli üks kindel auto, sest mingil põhjusel neid vahetati väga palju. R5-ga on sama seal tegelikult ja WRC-ga on sama, et ma arvan, Otilgi on see aasta 3.-4. auto juba. Et see pigem on tähtis see, et sõital on oma mingi base setting paika pandud. Ja et kui testi minna tegema, siis igal juhul pannakse auto baasseadetesse ja sealt hakkab siis sõita lihtsalt enda järgi seda mugavaks panema. Et aga auto kõik, selles mõttes ei ole vahet, et auto on auto, sama margi auto on alati sama, et ralliautode puhul on niimoodi. Marko kirjutab meile, kui võib-olla mõnes kohas saame pikki päid ja jalgu, et me liiga palju spekuleerime, siis Marko kiri algab niimoodi. Palun spekuleerige veel Tänaku tulevikust. See on hetkel intrigeerivam kui Rovanpere võimalik tiitel. Ja nüüd on kiri pikk varukannatust. Mina arvan, et Tänak on langetanud otsuse, mida rallimaailm ei osanud karta. Sellel on 2 põhilist aspekti ja selle loogika oleks järgmine. Hyundais ei jätka ta kindlasti. Vaatamata sellele, et auto võiks lõpuks saada kiireks ja palk on hea. Tänaku suhted Hyundai bossidega on halvad. Selle kinnituseks on näkku sülitamine Kreeka rallil ehk maha visatud 7 punkti. Ja Ott on uhke. Tal on selleks muidugi ka põhjust. Ta on maailmameister ja mitte koba peale. Teine aspekt on meedias vihatud raske perekondlik olukord. Ott oleks valmis karjääri jätkama, kui keegi pakuks talle väärilist lepingut ja potentsiaalselt võidukat autot, mis ei ole Hyundai. Ja kui seda pakkumist ei tule, on Ott valmis ütlema hüvasti. Minu arust väga ilusasti kokku võetud kogu trall. Väga ilusti kokku võetud ja ma ütleks, et ma olen täiesti nõus selle kirjutajaga. Et igal juhul, kui on kodus keerulised olud, sa tahaksid ja sa peaksid kodus olema, samas peaks ka oma karjääri edasi ajama, tööd tegema, siis sa oledki nõus seda tegema ainult siis, kui sul on ideaalsed tingimused käes. Kui sul neid ei ole, siis sa isegi hakka proovima, vaid sa valid pere igal teisel juhul. Et see väga hästi kokku võetud jutt igal juhul. Ja, et kui talle pakutakse selliseid tingimusi, kus ta näeb, et tal on mõistlik, tal on potentsiaali seal võidelda, siis ta teeb seda. Kui seda ei ole, ta peab eos juba ette, et siit ei tule. Siis on teine variant. Tundub praegu kuidagi ütleme selle nädala uudiste valguses tundub kuidagi kõige loogilisem. No mina oma vähese rallivaatleja kogemusega võin aimata, et ainult 2 sellist ideaalset lahendust oleks. Lahendus number 1, Toyota ütleb, et tule meile. Lahendus number 2, Hyundai näitab ka paberil ja kõikide allkirjadega, et meil on nüüd järgmiseks hooajaks selline management koos, et sellest ei saa keelduda. Variant number 3 ma ei näe. Jah, tõenäoliselt nii on. Et Hyundai peab kuidagi väga tõestama ennast Otile. Et
asi, mitte ainult Otile, ütleme kogu meeskonnal tegelikult, et nüüd on asi paigas. Nüüd on meil mingi loogika olemas. Ja kui seda ei ole, siis jah, kõige tõenäolisemaks Toyota. Toyota puhul on ka seal nagu hästi küsitav kellegi, kes tegelikult praegu aru ei saa, et Latvala ka ütleb, et nagu miks me peame muutma oma sõitjate line-upi, kui kõik on juba hästi. Väga aus, ma ka ei näe põhjust. Et sinuga ka nõus, jah? Ja ongi 2 valikut. Ja variant on muidugi see, et Latvala ütleb meile seal Jaapanis, et jah, me tegelikult siin juba Portugalis lõime käed. Me lihtsalt ei saanud öelda. Tegelikult võib see olla, et mitte Latvala ei otsusta seda, vaid seda otsustab Toyota. Väga Latvala kommunikeerib selle ikkagi meile edasi. Jah. Et kes on Oti suur sõber ja suhtlevad tihedalt, nagu me oleme näinud. Et kui tema selle otsuse teeb, siis jah, muidugi. Ott on tagasi Toyotas, et igal juhul see silly season läheb suht põnevaks see aasta, sest ma arvan, et ennem ei tehta jälle mingeid liigutusi, kui Oti vastus on olemas. Kas ta sõidab ja kus ta sõidab. Ja siis hakkavad teised, kellel ei ole asi lukused, siis hakkavad need paika minema. No aga teeme oma vahel ka niisuguse suure ennustuse. 3 varianti, kas Ott jätkab Hyundai's, läheb Toyotasse või lõpetab karjääri, mis sina ütled? Tahan loota, et seal kodus kõik asjad korda saavad, nii et jätkab sõitmist ja tahaks loota, et jätkab Toyotas, aga ilmselt jätkab Hyundai's. Okay, ma siis vahelduse mõtlesin, ütlen, et läheb Toyotasse tagasi. See oleks lahe. Ja vahele paneme siis mille? Kurat, oleme nii palju asja vahele pannud. Ühtegi asja pole kumbki toonud. Ilmselt ei ole, jah. Mis me paneme siis? Me peame tegema mingi hooaja lõpu cateringi sinna stuudiosse, ostame süüa. Viimasesse saatesse toob siis kaotaja midagi head söögipoolist. Just, ja. Väga hea. Kohvi on Delfi poolt. Väga hea, see sobib ideaalselt. Meil hakkab, peab tunnistama Zoomi miitingi otsa saama, et ei ole upgrade'i teinud veel. Hakkame vaikselt kokku võtma jutte, aga tegelikult on pool tundi räägitud ka, et homme siis selgub maailmeister, jah? Mis me arvame, suure tõenäosusega küll. Nagu me ütlesime, peab mingi 30 kilomeetrit on sõita, on ju. Ožeeri ees 30 sekundit edu, Ožeer isegi ei ole tema jaoks konkurentsin hetkel, sest Ožeer ilmselt ei tohiks tast mööduda, isegi kui tal kiirust oleks. Ja Ott Tänak 46 sekundit Rooma pärast taga võimatu püüda Ožeeris 17 sekundit taga. Ei püüa ka 30 kilomeetriga ära, nii et igal juhul, kui nendel 2 Toyota meil ees midagi ei juhtu, siis on asi otsustatud. Siis on asi otsustatud. Huvitav jah, palju Soome meediat läks kohale. Pole tegelikult nii pingsalt jälginud, et äkki mehed siis ikkagi kiruvad praegu, et või vaatavad veel lennupileteid homseks. Mitte Peep Pahv, vaid Jaan minu meelest mingil rallil ta ütles, et rääkis seal Soome meediaga, et nad loodavad, et Uus-Meremaal seda ei tule, sest nemad sinna kohale ei lähe. Nii et väga palju tõenäoliselt neid ei ole, aga võib-olla täna öösel või vaatad, et kurat, et peab kohale lendama. Aga seda ägedam on jällegi vastuvõtt kuskil lennujaamas. Kas see lennujaam on just Helsingi või on see ikkagi Nitsa lennujaam? Ma ei oska öelda kumb. Võib-olla tehakse formaalsuse mõttes ikkagi kiire peatus Helsingis ja siis edasi ilusamatesse kantidesse. Et Uus-Meremaa Helsingi arvad, et on see esimene lend? Ma ei tea, ma arvan. Ega seal ka kindlasti tahab tulla ju see Tantsulõvi Sanna tahab tulla tervitama ja eks seal on veel tähtsaid tegelasi, ma arvan, kes tahaks tulla nii-öelda kätt suruda, et tubli poisse. Mul läks korraks aega, et ühendamaks, kes on Tantsulõvi Sanna, aga lõpuks tuli kohale. Jah, ei ma arvan, tundub kuidagi loogiline. Jaa, võib-olla Eestiski läheks mõni õnnitlema, ma arvan. No muidugi, siit on ju lühike tee minna, äkki lähed isegi intervjuud tegema. Äkki lähen. Olgugi, et jah, lootsime viimase hetkeni, et Ott teeb selle asja veel põnevamaks ja ikkagi viib selle tiitliehitusse Jaapanisse, aga natukene on nagu hea meel ka Rovanpera üle. Või kuidas sul? Ei, tegelikult on hea meel küll, et kui Ott seda tiitlit ei võta, siis Rovanpera on
kindlasti kõige parem see teine nii-öelda tiitlivõitja sealt, et igal juhul on ta mega kiire. Nii noor, mis tähendab seda ka, et väga-väga-väga pikaks ajaks jääb nüüd Kalle Rovanpera kõige nooremaks maailmameistriks, kui ta selle tiitli võtab. Ja ma ei tea, ta on selline, nii palju kui ma isiklikult ka teda tean, on jube lahe tegelane, selline rahulik Soome kutt ja teeb oma asja, terve elu teinud ainult ühte asja ja ega ta midagi muud väga ei oska, nii et jube hea meel on ta üle küll, kui ta selle tiitli võtab. Vahepeal tuli meelde, et me ei teegi Zoomis ju, Zoom jäi siia taha lihtsalt tiksuma, et me tegelikult räägime hoopis teist kanalit pidi. Et meil on aega maa ja ilma. No, meil on kanaleid erinevaid, kus me suhtleme. Jaa, sai siin nipitatud, aga mis ma tahtsin veel Rovanpera kohta öelda? Jah, et tegelikult edasi vaataks, et kui palju siis need tiitlid veel tuleb, et seda ennustust vast ei hakka kohe tegema või? Ennustust ei ole võib-olla mõtet tegema hakata, aga see kõik oleneb sellest, kui heaks Hyundai saab auto. Kas tal on konkurentsi? Et Hyundai on saanud väga heaks tegelikult selle auto, aga kindlasti mitte nii heaks, et igal rallil sõita võidu peale. Et no ma tahaks loota, et Hyundai on hea järgmine aasta. Et Hyundai on hea praegu ka, aga mitte igal pool. Aga et see konkurents oleks Rovanperale vastu suurem, kui see on suurem. No ega ta lihtne ei saa olema, aga kindlasti neid tiitlit tuleb rohkem kui üks tema karjääri jooksul. No, olgem ausalt, tal on umbes, ma arvan, 15 aastat vabalt sõita, et sõidab nii kaua, kui viitsib lihtsalt. Pikemas perspektiiviks tahaks ikkagi näha, et M-Spordile ja Hyundai'le ja Toyotale tuleb veel tootjaid juurde, et siis nagu supp natukene tummisemaks ka läheks. No see seda kindlasti, et seda tummisemat suppi tahaks näha ja ootaks väga, et supp peab olema selline, et sa pead lusika sinna püsti seisma, eks? No täpselt, et võib-olla peab ikkagi Hayden Paddon tooma oma elektriauto, millel on käigud ja mis peaks ka väidetavalt häält tegema. WRC sinna bosside juurde ja promootori juurde näitama, et näed, praegu on hea moment. Praegu on kõik bossid seal. Praegu on hea moment. Praegu on väga hea moment. Et ma arvan, et see auto isegi võib seal service pargis kuskil vaatamiseks olla. Et kui meil on puhas elektriauto, mis teeb häält, et fännid kurjad oleks, siis miks mitte? Et see võiks tuua rohkem tootjaid juurde. Et hübriid täna võib-olla ei ole see tehnoloogia, mis väga palju siit kõnetab. No paraku tuleb ajaga kaasas käia, et ja natukene teed rajada, et kui maailm liigub elektri poole, siis ärgu tehku siis häält, mis siis teha? Ei, no tegelikult ma räägin, Paddon ütles, et auto ta hakkab häält tegema. Ma ei tea, kust ta seda häält teeb või millega ta seda häält teeb. Suuga. Aga igal juhul ta ütles, et see auto häält hakkab tegema. Ja kui sul on puhas elektriauto ja teeb häält ka, no lahe. Aga see elektrisari on ju olemas kuskil Saksamaal juba ju? Ja on küll, jah. Aga need ei tee siis häält või? Need ei tee. Need sõidavad nii-öelda nagu R2, midagi R2 klassi sarnast autot. Aga kuidas need turvamehed teavad, millal vilet lasta? Seda me ei tea. Siis me paneme aia sees kuskil sõitma, et no, loomad ka ju ei kuule, noh. Ei, keeruline. Turvalise eesmärgil on, hääl on tähtis turvalise eesmärgil kindlasti. Aga no ma ei tea, no Paddon on suure suuga lubanud, et auto hakkab häält tegema, nii et ootame, kas see on mingi kõlarit pagassis või mis see siis häält teeb, et ootab igal juhul huviga, et käigud ta pani autole, ta lubas, et ta paneb elektriautole käigud, pani, ülikõva. Autole on hetkel just 3 käiku või 4 käiku, nii et aretab kõvasti seda. Jaa, äkki Hayden Paddon võiks Saaremaa rallile tulla näitama, kuidas see asi käib? See oleks mega lahe, kui me näeksime elektriautot, aga noh, see teekond ilmselt on niivõrd pikk, et see auto jõuab Ega Roosimaa ju ütles, et paneb selle ankru saarele taha ja tõmbab Saaremaale lähemale. Mees sõnast. See toimiks ilmselt, see toimiks. Siis on Eestis ka mäed. Ei, igal juhul oleks lahe seda elektriautot oma silmaga näha, et saaks aru, mis asi see on. Jaa, aga pikk jutt on teadapärast see samunegi, et tõmbame asjad kokku ja lähme tennist vaatama või? Tuleb ka Roland? Me vaatame tennist ja oma hommikul varakult jälle ralli lainele siis. Oota, aga tuled siis või? Kuhu? Tennist vaatama.
Laivis ei näe kuskilt või? Ei no live telekast ikka näed ja Delfi TV-st, aga koha pealt on ikkagi vähe parem. Ma olen täna või see nädalavahetus laivi peal. Mul siin üks silm loojas ikka veel. Uni on jube. Ma arvan, et sa oma tutvustega kisuks selle VIP-pileti ka välja. Sinu käest tahaks küll ikka äkki. Ei, minu käest ei saa. No, kui keegi kuulab seda saadet. Rolandile saate VIP-pilet, sest päris piletid on tegelikult välja müüdud. No võt. Kui tuleb, siis ma tulen koha peale. Okei, Eesti suur spordi kahtlemata suurim sündmus toimub täna Tondi tennisehallis, siin ei ole kahtlust ka. Aga Soome spordi suurim sündmus jällegi teisel pool maakera. Homme Kalle Rovanpera tiitlivõitu tähistame ja teist varianti ei ole. Loodetavasti, ärme ära sõnu. Jaa, ärme ära sõnu, aga sõnume ikka. Kena päeva jätku, aitäh! Homseni! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.